Norbert, Premium-liiga 8. voor, 2-0 võit Paidest tuli täna raskelt, aga mänguline üleolek oli ikkagi päris suur. Jah, mängust üle olime, aga eks Paide teadis seda, tuleb meie vastu kaitselt mängima ja see väljak oli ka selline, mis raskendas sellist head söödumängu, mistõttu me pidime seda palli hakkama nagu teine poolega näha ja rohkem sinna ette viima ja kui sa tead, et sa pead hakkama selliste pikkade palli peale minema, ega siis see pole nagu lihtne, et siis on vastasel nagu selles mõttes eelis, et hea on see, et me ikkagi suutsime tsenderduste pealt selle mängu ära teha. Tegid täna ka mitmeid vangerdusi, ilmselt oli see, vaadates juba natuke ettepoole järgmisel nädalal 2 väga tugevat mängu. Ja ütleme, mingis mõttes nagu oli vaja, et mingid mehed pole saanud puhata, nagu Kams ei ole veel saanud puhata, et ta pidi nagu alustama pingi pealt aga ülejäänud osas meil ongi valikut palju, et keskväljal seal Mihkel Sapelin mäng alustasid ka nagu hästi ja see mäng samamoodi, keskväli nagu oli meie käes, aga lihtsalt me pidime natukene poole ajal räägituna, nägime seda, et natuke muutma üht-teist keskvälja just liikumiste osas, mis andis rohkem jõudu meil ette ja ka rohkem mängusenderduste peale, nii et tean see, et meil on valikut ja mängeid on tõesti palju, jah. Teisel poolel lõpuks edu tõi see, mida vaheajal rääkisid või mängis seal rolli ka, et Paide ikkagi lõpus nagu natuke väsis ära? No vahetused olid olulised esiteks, mis me vahetustena tegime, teine asi see, et ikkagi riietusruumis me rääkisime, kuidas rohkem jõudu ette viia, nii et meil oli sinna Sagari kõrvale rohkem mängeid vaja, et sellest sai nagu Poola räägitud ka, kuidas keskele peab natuke paiklema, et me liiga kitsaks tegime selle ala endal, nii et oli ka taktikalisi asju, mis me ikkagi pidime muutma, oli vahetusi, mis pidime tegema, nii et eks see mäng nõudis palju nuputamist. Sagari ütles pärast seda 1-0 võiduväravat Narvas, et nälg alustada on väga suur, et nüüd ta on saanud mõned mängud ka 90 minutit ja löönud ka väravaid, et oled rahul temaga? Jah, ma olen selles mõttes ikkagi meestega nagu selles osas rahul, et ega treeningus suhtumises ei ole küsimust, mehed teevad korrekult tööd ja on aru saanud, mismoodi sportlane peaks endaga tööd tegema. Ja hea on näha see, et ta on saanud jalad alla, et Alliku, kuidas öelda, aitas nii kaua, kui oli vaja, et mängis võib-olla mitte endale kõige sobivama positsiooni peal, loomulikult on võimeline tegema, kui on jälle vaja, aga Sagari on hästi tõestanud ennast sisse tulnud ja on näha, et see väravavaist on olemas, nii et on tõesti head tööd teinud ja selle üle mul on hea meel. No nii. Rauno Alliku väga raske võit Paidest 2-0 siit lõpuks said ise ka värava lüüa, et kuidas mänguga rahule jääd? No mänguga ma arvan rahule jääd, et saime siit oma võidu ette ja suutsime lõpuks 2 väravat ära lüüa, aga muidu mänguliselt oli suhteliselt raske mäng ikka, et Paide ikka siitkelt hakkas vastu selles suhtes, et kaitses seisid ja see oli enda lihtne seda momenti tekitada ja väravaid lüüa selles suhtes. Kuidagi natuke, päris paljudes mängudes ikkagi ei ole veel seda mängupilti niisugust ilusat, et teravusest jääb natukene võib-olla selle ees puudu. Jah, et siin täna oli see väljak väike ja see pall hüppas tihti, et siis seda kiiret söödumängu väga ei saa päris hästi mängida veel, et ma arvan, et kui mida suvi rohkem tuleb, siis saab järjest paremaks läheb see, ma arvan. Oled nüüd ka siin paar väravat saanud ära lüüa, on natukene selle võrra ka kergem mängida? Eks ikka see esimene on väga tähtis, minu arust väga tähtis värav, et võimalik kiiresti ära lüüa, aga ei see aeg ma olen ju söötude mõttes ka juba andnud kõvasti ja selles suhtes ma neid väravad, kui nüüd tulevad, siis muidugi väga hea meel. Kindlasti oled ka teadlik teisest mängust, mis siin samal ajal käis, et Pärnu tegi sellise üllatusliku 2-2 viigi Levadiaga, kuidas kommenteerid? Kuulsin see, et selles suhtes väga hea meel Pärnule, et suutsid valitseda teiste meistrit üllatada, et see on super tunnas, ma arvan neile. Meil on nüüd selline väga tugev nädal ees ootamas, juba teisipäeval veerandfinaal Sillamäega ja siis laupäeval kõva linnaderbi Levadiaga, et meeskonna vorm liigub ülespoole. Jah, ma arvan küll, et see hooaja algus on näidanud, et oleme tegelikult suhteliselt kindlalt mänginud ja et nüüd tuleb raskes tükkel, et siin tulevad 3 väga rasket mängu järjest, et eks võtame mäng korraga ja vaatame, mis saab.